on jah, peab uued ühendused siin üritama luua. See võib-olla ei õnnestu, aga võib-olla keegi aitab veel fillida. Ma loen seni paar asja, võib-olla, mida ma tahaks. Või mitte ei tahaks, aga olen sunnitud tegema sihukese lugu. Höö, tume hiiv sidurina. Kaootiline võbelev maa-alune maailm, mis liigub seinal aeglaselt teadmata suunas. Pikalt teda vaadata ei saa. Lõuad kisuvad krampi, ila kukub rindkere poole. Küll aga saab aeglaselt teadmata suunas sirutada välja oma parema käe, mille otsas võbiseb lõplik talumehe sõrm. Jah, seega. No erinevad inimesed on teinud erinevaid asju. Siis aeg-ajalt ma ütlen mingi nime, mis on kuidagi võib-olla seotud sellega, mida ma parasjagu loen. Nagu näiteks aju äravool, kivisipnik, 7 mäe ja mere taga on aju. Lähemal ei ole mette. Aga mina olen sooda ja rabada, meedia ja meelelahutuse, mere ja mäe, kivi ja kännu taga kinni ja kõik muud asjad on aju taga kinni. Siit tuleb ka midagi. Okei. Hallo. Kui talumees on jõudnud oma lõplikusse elementi, siis kui ta traktori taga lohisedes on kümneid kordi ümber pöördunud, kui muld on väljunud tema vesti seest, nii nagu talumees ise, siis ühel hetkel jääb traktori ader millegi taha kinni. Mis? Kas kiriku kupli rist? Muuja. Seda see kipub olema. Ader on jäänud kiriku kupli risti taha kinni. Miks sel hetkel õnnestu? Või pigem ei õnnestu talumehel lõplikult pinnale tõusta. Kuid seal, mitte väga kaugel sellest kohast, nähakse kõndimas põllu peal, ajast välja mingisugusesse teise aega sisse läbi kaari. Ja ühel üsnagi suvalisel õhtul avastab talumees tee maapõue sügavusse. Ta valuküla pea kala ja kõndides mööda seda kitsast koobast, mis läheb üha allapoole ja allapoole, leiab
möödas ja lõpuks üleda astmejoa. Pidamööda üsna kiiresti põhja välja jõuda. Mis arvata, kiriku asemel on pigem katlaruum. Ja katlaruumist lähevad rajad mitmes suunas. Seejuures üks neist radadest meenutab pigem angaari kui midagi muud. Niisiis, ütleme angaar. Ja taas mööda seda kõndides võiks öelda, et sealt nagu ei leiagi enamus inimesi teed välja. Vahel satutakse mingisugustele viitedele, mis osutavad sinna tänna. Ja üks neist kannab pealkirja Ämblik Reiva. Seal all on järgnev luuletus. Taas nimi on kirjutatud Emily Bronte ja moto, milleks on lill laulab liblikale, kala põrrandile. Ja edasi. Järgnevalt tekst. Kui sügis ämblik teele läheb, toigerdab kui imepäev ja õitseb roosi peal leeb. Ning laulab nagu koduöö või päev, mis kõledam on veel. Tere. Asko Küllap. Keerutab kohviga on kas pea. Keerutab kohvikas. Kas tead pöörates näpalast peale, et vaatan sind kuskil. Kui õrn ja kõrv. Mida sa kardad? Kas tüdruk? Kas paotatud õlg või paotatud suu? On öö. Kambja peale kukub 7 kilomeetrit. Mullast eesriga. Kui sa läbi ära too, sest olen ju mina läbi. Rõõmustame koos nende lillede. Seadus.
tehisintellekt, röövtöö, YouTube, tennis, naised, sugulased ja sõbrad eemaldas. Alles jäid abstraktsiooni, pere ja kodu ja äkki ajutiselt ja ka midagi konkreetset. Lapike maad, millel põrand ja voodi peal mina pikali abstraktsioon. Ma korraks sõna. Palun. Aga kuna mul peas ei ole, siis ma loen siit. Moos, sess.